Tervitus kõigile karjäärist. Täna 22. mai ja oleme kahekesi koos Ilmega. Tere Ilme! Oleme karjääri tulnud jälle. Eile tuli põhikohast ilus 2,7-kilone haug, aga täna sinna ei viitsinud minna. Hommikul sai tööasjad kähku ära tehtud, käia vanamale emale poes ja apteegis ja nüüd on jälle mõned tunnid endale. Täna on siin hästi kõva tuul. Õnneks tuli meelde viimasel hetkel, et pane kaamerale tuulekaitse peale. Ja mõte on siis selline, et jätkaks täna seda eksperimenti. Prooviks liba elussöödaga siit haugi meelitada. Kui tuul seda minema ei vii, loobib lanti ja vaatab, mis olukord on. Ussiga ma ei tea, kas hakkab üldse katsetama. Aga karjäär iseenesest on ikka ilus koht. Kala siin on ka. Eelmine kord tegime puhtaks. Jah, Ilme korjas siit eelmine kord kolm suurt kotitäit prügi. Ma ei tea, mis komme see on jah inimestel oma prügi maha jätta. Aga see aasta kuidagi visat läheb. Pilliroog on seal täiesti veel pruun, kuiv, vana pilliroog, peale pole uut kasvanud. Tavaliselt on suvel, kesksuvel on siin ikka ilusti täis kasvanud juba see keskmine osa. Aga siin on alati millegipärast kõva tuul. Täna tuleb ta siit kuskilt vasakult poolt rohkem. Tavaliselt tuleb otse vastu. Aga see selleks. Ühesõnaga, mis siin ikka? Paneme asjad valmis, vaatame, kuidas karjäär kummikalale reageerib, kas meelitame kellegi siit välja või mitte. Ilme jalutab, otsib prügi, korjab lilli. Kanavarbaid läheb korjama. Ja mina hakkan siis püüdma. Aga mis siin ikka? Hoidke siis pöialt ja näeme juba kalal. No nii, Ilme võtab positsiooni sisse ja hakkab suvitama. Kaasa elama mulle ja plaksutama. Minul on jutumärkides elussööt on juba kolmiku otsas ja põrutame siia selle sisse. Vaatame, mis saama hakkab. Siin on ainuke jama, et praegu natuke nüüd on vesi alla läinud, aga siin ei ole kuskile ritva püsti panna, et peab hakkama mõtlema mingit rakendust välja, kuidas ridvale mingi püsti hoidmise lahendus leida. Aga no paneme MacGyverit ja küll ta kuidagi ikka seisab siin. No ei jää nüüd. Okei, las ta olla. Näha on, et vees on kõvasti väikest maimu, ainult ei tea, kas see nüüd on see särg, mida ma siin suvel elussöödaks püüan või on see väike ahvenamaim. Aga kohe kõvasti on, no seda on hea teada. Aga seda suuremat vahepealset särge nagu vist veel ei liigu. Et liiga väikesed on selleks. Aga okei. Lisaks hakkan nüüd spinningut loopima ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, üldiselt on vaikus, aga nägin, et kalda ääres ikka need suuremad särjepoisid ka siin või keskmisest siis maimust suuremad särjepoisid siin sebivad ja panin väikse ussitüki otsa ja ühe nüüd õnnestus kätte saada. Ja läheb siis kohe elus söödaks sinna petukala asemele, vaatame, kas sellega meelitab midagi välja. Aga seda kummi seda küll ei taha ja tuul keerutab edasi-tagasi kogu aeg. Kord jääb vaikseks ja siis jälle nii, et ei saa üldse visata. Aga okei. Panen nüüd selle särjepoisi sinna kolmiku otsa ja vaatame, kas meelitab siit midagi välja. Nii, ja ei olnudki palju vaja oodata. Haug tuli. Aga nüüd on muidugi olemas.
aga väike. nii, ühesõnaga siin ikka hauk tahab päris elus sööta, mitte selline väike pliiat siis. Päris sööta tahab ikka, mitte mingisugust kummikat. Noh, ilusti võttis sisse. Ja kätte ei anna. Okei, ma pean kaamera kinni panema, näpitsad võtma. Seda muidu siit kätte ei saa. Nii, ja läheb tagasi siis see väike. Nüüd siis ikkagi augi on, aga väikesed on, mis võtavad seda elusse võtta ja kummisilikonii üldse ei taha. Nii, proovime uuesti, äkki saab veel särge ja siis saab uuesti proovida. Ilme teeb seal pilti või filmi, jalutab ja mina pean kala püüdma. Näh, see särg tuli otsast ära ja seal siputab veel nüüd, saab veel mõni hauk kõhu täis. Aga särg veel väga aktiivne siin ei ole, nii et kas ei ole mõõtu jõudnud kasvada või ei tea, mis graafiku alusel ta siin see võtmine käib, aga okei. Ootame järgmist võttu ja siis vaatame edasi. No nii, hakkame tänaseks lõpetama. Suhteliselt kesine päev oli. Üks väike särg elus söödaks ja sellega kohe üks alamõõduline haug. Lanti ei ole keegi võtnud ega tahtnud. Olen siin nüüd erinevaid proovinud ja natukene kaugemal ka käinud, aga ei miskit. Kalda ääres on hästi palju väikest maimu näha, ei teagi, kas see on ahven või selle särjemaim. Hulgas on ka natuke neid suuremaid näha, aga millegipärast ussida ei taha. Eelmine aasta võis ka seda öelda, et kui panid ussi asemele kärbse tõugu, siis hakkas võtma ja ussi ei taha. Aga noh, nagu vähemalt Ilme ütleb, et vähemalt olime õues. Tema korjas lilli, nautis loodust ja seekord siis edasi. Aga okei, aitäh, et jälle vaatasid. Kui sa kanalit ei ole tellinud, oleks tore, kui sa seda teeksid. Pane pöial üles või pöial alla, mine kalale. Näeme järgmine kord ja tšau!